Tere, olen Meelis Matkasoojatest, kuidas läheb? Täna tahaks tutvustada teile Adria Twin 640 SGX PTR sportseeriast. Tegemist on Adria 60. juubeliaasta mudeliga, millest tunneb ära 60 aasta juubeli mudelid. Nad on kõik hõbedased, standardis juba valuväljed, 60 aasta eridisain külgede peal ja mis on nüüd uued, on uus Adria logo 3D-na. Mida tähendab PTR selle nime lühendi lõpus? Mitte seda sõjamasinat, vaid ülestõstetav katust ehk pop-top roof, kus on siis 2 lisamagamiskohta või kui reisida kahekesi, selline hea mõnus koht, kus vaadata päikseloojangut või ilusat vaadet. G tähendab siin taga lõpus garaaži. Praegalt vaadates on sellel Twin, Vanseeria Twinil standardne panipaik siin all, pikki voodid, aga mis siin on, teeb selle asja nüüd erilisemaks? Tagumine voodi on üles tõstetav. Ta läheb üles sinna kappideni välja, mis tekitab siia alla 1,60 m kõrge garaaži, kus on ka ilusti palju panipaiku ja kõiki asju. No nii, vaatame seda iludust nüüd seespoolt. Ees pöördistmed, välja vahetatud, mitte Fiati originaalid, mõnusalt mugavad. Panoraamaken, mis annab isegi selle pop-top roofiga masinale siia ette korralikult suure avara valge tunde. Kui siin on nüüd see tavaline katus ees, siis see istumisosa jääb selliseks tumedaks ja pimedaks. Siit on nüüd see üles pop-top roofile minek, aga kui te seda ei kasuta, see jääb täpselt välja nagu katuseluuk autos, et siin ei ole selliseid segavaid faktoreid. Adria kasutab uudset materjali väga palju just Twinide puhul, mööbliservade filmist. See on kerge, helikindel ja väga termomaterjal. Ja samas on see, et isegi väikse auto puhul, kui siia nüüd kogemata vastu minna, ei tee üldse paha. Laud on nüüd uus versioon, näeb välja nagu tavaline laud ikka. Siit on alt see lisapikendus, aga mis siin nüüd on erilisemat? Äravõtmine käib üles 45 kraadi nurk ja saad ära suure laua. Ehk kui seda vaja ei ole väiksema sõidu ajal või midagi sellist, saab siia jätta sellise väikse laua, mida saab samamoodi liigutada ühest kohast teise. Lisaks on muidugi kõik pistikud siia alla toodud, ehk saaks siis laadida. Tagumine istumise osa on ka keha järgi tehtud. Kapid. Siin on teleka koht. Nende ümbrus on viimistelt pehmest materjalist. Kaardinad on voldikud, ehk siis see versioon, mis ei kolise ja plärise sõidu ajal. Köögi poole peal samamoodi seda kapipinda ja mida on alati rõhutatud, maksimaalselt palju peaks olema sahtleid. Ning külmkapp 84 liitrit, kompressor külmkapp. Samas jääb siia alla ka veel riiete paneku koht. Tagumine voodi, nagu selle garaaži versioonil oli juttu, on üles tõstetav. Siit tõsta madratsid ära. See läheb nüüd täiesti üles. Teda võib ka kasutada näiteks ka sellises asendis magamiseks. Ei ole probleemi. Aga tahta nüüd midagi väga kõrget vedada, siis ta läheb 1,60 m peale niimoodi üles. Sellel vänil on pesuruum. Duš WC nagu ikka peaks olema, aga mis teeb ta mõnus? Ta on piisavalt suur, lükanduksega. Ja kui nüüd duši alla tahta minna, mis teeb siin hea WC-pott keeratakse seda serva ja tal on sein, mis liigub. Ehk ei ole mingeid kaardineid, mitte midagi sellist, mis sulle ette jääb. Ja nüüd duširuum on tõesti suur. Vaatame nüüd selle auto teisele korrusele. Saab sinna redeliga. Redeli üks muivav siin on pikk redel, aga ta käib keskelt pooleks, ehk ta võtab ka muul ajal vähe ruumi. Nüüd üleval see esimene osa on pimenduskate ees, aga siit saab ka lasta ainult võrguga, et oleks selline väljavaade või täiesti lahti teha. Pikkust on sellel magamisel peaaegu 2 meetrit, laiust 1,35 m. Selline väga normaalne voodi. Lisaks on talle olemas ka veel külmema ilma kasutusajaks termokatted. Juhtimise poole pealt kasutab ta Adria tavalist juhtimispulti nii-öelda, aga see on seotud Adria Mahiga. Mis tähendab Adria Mah? Adria Mah on see, et teda on võimalik telefonist juhtida. Kui tal on SIM-kaart panna siia suvilasse sisse, saab teda juhtida ka kaugelt. Igalt poolt, kus te olete, saate vaadata, paljudel vett on, paljudel temperatuuri sees on, paljudel küte on, kütet muuta, tõsta, külmkapi käima panna, mida iganes kõike teha.
Siin on nüüd veel näha selle uue PP materjali häid omadusi, et siia saab teha väikseid siukseid panipaiku. Matkaauto puhul, mis on kõige tähtsam osa alati ka, on juhtimise pool. Uus Fiat, automaatkäigukast, adaptiivsed püsikiiruse hoidjad, juhiabid, reahoidjad, LED-esituled, kliimaseadmed, roolilt juhtimised, kõik asjad, nahkroolid. Need on pisiasjad, aga mis peavad olema standardis, sest ei taha enda puhkuseautos sõita kehvemalt, kui te sõidate oma igapäevaautos. Ja selline ta siis oli 2026 mudeliaasta Adria juubeli mudeliaasta 60 mudeliaasta Twin 640 SKX PTR sportseeriast. Aitäh!